Nice Luxury on siin kuumas, palavas, kuid kirgi kütvas Ameerika kõrbes uhiuve Chevrolet Corvettiga, mitte kuskil Eestis sügist kartvas suves. Mis sulle meenub, kui ma ütlen sulle aastaarvu 1953? No kindlasti meenub tüüpilisele eestlasele Stalini surm, mida muud ikka sel aastal juhtuda sai, kuid tegelikult juhtus veel nii mõndagi. Nimelt aasta alguses, täpsemalt jaanuaris tutvustati Ameerikas ühes kihvtis siis USA hotellis sportautod Chevrolet Corvette. Juba tol hetkel küttis see kirgi nii palju polnud mingit vähimat kahtluski, et see auto tootmisliinile ei jõuaks ja aasta lõpus vurasidki välja Chevroleti tehasest uued sportautod nimega Corvette. 67 aastat hiljem midagi pole muutunud. Seda autot on ihaldanud meie vanaisad, isad ja nüüd ka meie. Selline on uus Nice Luxury proovisõit otse Ameerikast. Ja kui rääkida veel sellest esimesest Corvettist, siis oli tal 5,7 liitrine, 6,2 liitrine ja 7 liitrine mootor, te kuulsite õigesti. Nüüd võib mõelda, mis sellel uuel Corvettil on. No sellel on raudselt mingi 1,3 liitrine või 1,5 liitrine mingi 30 turboga mingi mootor, mis arendab välja siis tugeva jõu tulemusena mingi 300 hobust, kui sedagi. Ei ole. Sellel autol on ikka 6,2 liitrine mootor. Küsite miks? Vastus on, see on ju Corvette. Sellel on 495 hobujõudu, 638 newtonmeetrit, mõned asjad siin ilmas ei muutu. Ja veel rääkides hinnast võib mõelda, et jah, selle auto ostule võib iga inimene oma elus mõelda hetk peale seda, kui ta on võtnud eluaseme laenu, kuid ei, ta maksab vaid 54 000 eurot. Jah, te kuulsite õigesti, ma ei aja mingit jama, täiesti õige number. 54 000 eurot, selle eest saab osta Volvo V90 või Landcari, mingi tavalise pereauto heas varustuses, kuid ka Corvetti. Sina ostad Corvetti. Ta on esimene Corvette, mis on siis keskmootoriga, juht istub siis selle eespool kui eelmistel Corvettidel ja samuti on veel olemas ka siis 8-käiguline automaatkäigukast ja võrreldes vana mudeliga on kere jäigem, raskuskese paikneb madalamal ja kasutatakse ka rohkelt alumiiniumit. Tal on võtmete sisenemise käivitussüsteem ja muidugi siis ka parkimiskaamera. Kümne kõlariga Boss Audio helisüsteem paremas varustuses 14 kõlariga käiguvahetusroolist, siis head-up display ja soojendusega roole. Interiöör näeb väga uhke välja ja see keskkonsool on ka kaldus juhi poole, et oleks väga mugav sealt midagi otsida ja midagi vajutada. Ja uhke puutetundide ekraan on ka muidugi olemas ja elektrilised istmed ja mäludega istmed, iseparkimissüsteem ja siis ka pimeda nurga andurid ja 19 või 20 oli seal siis veljed. Uhke nahki, mida uhkemaks läheb varustus, seda uhkemaks läheb ka see nahk ja 2 pakiruumi ja võib mõelda, et no mis sinna küll niisugune midagi ei mahu, aga äkki keegi mingi hoolas pereisa kuidagi mahutab sinna lapsevankri ära ja räägib naisele, et näed, et ma jõuan selle 30 sekundiga kõigest kokku, ma öö läbi õppisin ja mul on kogu õpetus peas ja me võime selle auto osta, palun ärme osta mingit Fordi, mingit S-Maxi või midagi sellist. Ja väga lihtsalt on ka katus eemaldatav. Nagu ma ütlesin, siis me olemegi nüüd Ameerika kõrbes siin ja testime uut uhket Corvetti. Nii, mis meil kiirus siin praegu on? 70. Tõepoolest, Nice Luxury on otse kõrbes, otse Ameerikas, mitte kuskil nagu eelmises 230 saates, et kuskil Eestis mingis mülkas, vaid ikka Ameerikas õigel ringrajal, juhuüksi.
ja tõepoolest see 8-käiguline topeltsiduriga automaat keegukast vahetab käik ikka väga sujuvalt ja tõepoolest ei teki absoluutselt mitte kordagi mulle sellist tunnet, et ma peaksin pöördid juurde lisamata käiku vahetaks. Praegu on küll 4. käik ja 3. käik ja ega ei julge väga midagi välja võtta, et ikkagi see kuuke sportauto äkki lõõn mul midagi ära ja siis peab kinni maksma ja ega ei tea neid Ameerika seaduseid ka ja kuidas siis üldse tulema siit saab ja väga hea, kui saaks selle auto kokku pakkida nagu ta katusegi ja võtaks pagasiga kaasa ja viiks Eestisse ja vaataks kogu aeg seda uhket Corvetti, kui ma naisluksel proovisõitu teen mingi tavalise mingi nökatsiga. Tõepoolest hästi kihvt, väga hästi sõidab, ei julge suurt kiirust välja võtta, 70-80 tuli korra ära, need on ka miilides, aga aga mõtlengi see 40, see 40-70 see miili, see tegelikult on mingi 400 kilomeetrit tunnis, et uskuge mind, täitsa ausalt juttu räägin. Ja ega mina jäängi nüüd siia veel natukene seda kiirust võtma ja vaatame, mis ma tast välja suudan võtta ja äkki leiab mingi kihvti Ameerika kiirde ka üles, kus saaks seda kiirust nagu rohkem üles võtta ja siin ringrajal kogu aeg nagu kurvid ei jõua, hakkan nagu võtma kiirust, siis jälle tuleb midagi vahele ja ei jõuagi nagu üldse nagu mingi nagu täiega panna siit, aga kindlasti kohe jõuan mingile heale sellisele kiirteele ja juba otsin väljasõitu siit ja siis hakkab ikka saama ja siis ma näitan neile, kui pagana neile Passat ja millega nad siin kõik sõidavad mingite kämerotega, et see on ikka Corvette ja liigub palju kiiremini kui ikkagi 3 sekundiga 100-ni. Nii, mina jään nüüd siia ja vaatan, millal ma Eestisse tagasi jõuan, võib-olla siis, kui mul kütus otsa saab, aga küll seda juurde leiab. Tee mingi aga ostke endale uus Chevrolet Corvette. Selline oli sellekordne naisluksuru proovisõit, naisluksur on tees juba nädala pärast. Ei julge ikka väga vajutada, nii uhke auto ikkagi ei ole kunagi millegi sellisega sõitnud, aga võtame, mis me, tuleb. Ja ikka päris kiire, aga juba otsin väljasõitu ja ega kohe läheb lõbusaks. Vaatab, leiab äkki kuskilt mingi McDonald's, ostab mingi burgeri plönni ka veel kaasa, hunniku Coca-Colat ikka suhkruga ja siis toon ennast nagu tõeline ameeriklane. Nendes pilvedes küll vihma ei paista ega mingid külmu sügistuuli. Naisluksuri seekord selline, kohtume nädala pärast.